Nisu on ülemaailmselt strateegilise tähtsusega põllukultuur. Stabiilselt kõrge nisusaagi saamiseks on väga oluline kaitsta taimede lehti taimehaiguste eest. Eriti tähtis on kaitsta lipulehte. Et lehe potentsiaal oleks maksimaalne, on vajalikud transpordiprotsessid lehte ja lehest välja ning fotosünteesi protsess. Mis tahes häired neis protsessides vähendavad saagi potentsiaali. Rakud lehes sisaldavad kloroplasti, spetsiaalset raku allüksust, mis aitab toota glükoosi, esmatähtsat komponenti, mis on vajalik taimede kasvuks ja saagi moodustamiseks. Kõrge saak põhineb 4 põhifaktoril. Veel ja toitainetel, mis sisenevad taimedesse juurte kaudu. Süsinikdioksiidil, mis siseneb taime läbi õhulõhede ehk väikeste pooride taimelehtedes. Päikesevalgusel, mis muudetakse kloroplastides keemiliseks energiaks. Ning saharoosi transportimisel lehtedest floeemisüsteemi kaudu aktiivselt kasvavatesse taimeosadesse, sealhulgas arenevatesse viljapeadesse. Neid 4 põhitegurit võivad taimehaigused olulisel määral häirida. Olulisteks häirijateks on näiteks helelaiksuse tekitaja septooria või roosted. Helelaiksuse nakkus saab alguse, kui seeneeosed vee või õhu kaudu sageli ka juba nakatunud alumistelt lehtedelt tervete lehtede pinnale levivad. Spoorid hakkavad kasvatama hüüfe ehk seeneniidistikku, mis läbistavad taimekudesid. Varases faasis nähtavad sümptomid puuduvad, kuid lehe sees omastavad hüüfid agressiivselt osa peremeestaime toitainetest, eriti aga suhkruid. Seeneniidistiku laienedes kahjustab see olulisel määral taimede sisemist struktuuri, hävitades rakke ning blokeerides toitainete liikumist taime floeemis ja ksüleemis. Fungitsiidide kasutamine selles faasis võib seenhaiguse leviku peatada, kuid taimekudede kahjustus on juba alguse saanud ning selle mõju saagile enam tagasi keerata ei saa. Kui seeneniidistik edasi areneb, muutuvad kasvavad taimeosad nekrootiliseks. Seeneniidistikuga ümbritsetud taimerakkude hukkumisel puruneb ja hävib ka taimekude ning kahju taimele suureneb veelgi. Hakkavad ilmnema haiguse esimesed välised tundemärgid. Mida rohkem taimerakke hävib, seda väiksemaks muutub lehepind, mis päikesevalgust ning süsinikdioksiidi kinni suudab püüda. Lehekudede hävimine viib ka olulise veekaoni. Helelaiksuse viimases staadiumis moodustuvad spoore sisaldavad viljakehad. Spoorid paisatakse enamasti laiali, kus need õhu kaudu teistele lehtedele ja taimedele levivad. Roostete puhul on haiguse arengutsükkel palju lühem, kahju taimedele tunduvalt ulatuslikum ning taime veekadu suurem. See võib viia taimelehtede kokkurullumiseni, mis omakorda vähendab päikesevalgust püüdvat lehepinda. Kõrge saagi saamiseks on oluline terveid nisutaimi helelaiksuse ning roostete kahjuliku mõju eest kaitsta. Solatenool kantakse peene pritselahusena taimede lehtedele. Unikaalsed pindaktiivsed ained aitavad pritselahusel paremini lehtedele kleepuda ning laiali valguda. See parandab taimede katvust pritselahusega ning suurendab toimeaine solatenool hulka, mis taimedesse imendub. Taimedesse imendunud toimeaine kandub edasi nii translaminaarselt kui külgsuundades, seda eriti lehe tipus. Erinevalt mõnedest teistest toimeainetest on solatenooli laiali kandumine taimes ühtlasem. Solatenool imendub haiguse varases arengufaasis ka taimelehtede peal või kudedes paiknevasse seeneniidistikku. Seenehüüfide energiat toodavad mitokondrid, mis kasutavad selleks peremeestaimelt saadavat glükoosi. Selle keerulise energiatootmise protsessi üks oluline osa on suktsiinhappe moodustumine glükoosist.
Suktsiinhape omakorda reageerib kompleks 2 ensüümiga. Suktsiinhape dehüdreeritakse ning moodustub fumaarhape. Energiatootmise protsessi jätkamiseks fumaarhape vabastatakse. Kompleks 2 ensüüm on vaba järgmise suktsiinhappe dehüdreerimiseks ning energiatootmise protsess jätkub. Seda protsessi häirib tõhusalt solatenool, milles on kompleks 2 ensüümiga väga hea füüsiline kokkusobivus ning mis seob selle tõhusalt, blokeerides reaktsiooni suktsiinhappega. Mitokondrid ei ole enam võimelised korralikult funktsioneerima ning hüüfid jäävad elutegevuseks vajalikust energiast ilma. Tänu laialivalgumisele nii lehe peal kui selle sees ning selle tugevale toimele on solatenool väga tõhusa kaitsva toimega, vältides nakkuse levikut haiguse varases arengufaasis. Kui haiguse areng on häiritud enne kahju tekkimist, liiguvad vesi ja toitained vabalt taimelehtedesse. Lehekoed on kaitstud, fotosünteesi potentsiaal säilib ning välditakse üleliigset veekadu. Säilib taimede kasvuks ning saagi moodustumiseks vajalike suhkrute tootmine ning suhkrut transporditakse efektiivselt lehtedest arenevatesse viljapeadesse, mistõttu säilib ka saagi potentsiaal. Solatenool kaitseb lehti paremini, võimaldades taimel selle saagi potentsiaali saavutada.